Nii, kiitus Jumalale. Lähme jälle Jumala sõna juurde. Palvetame ennast, ennem tähendab ennast häälestada natuke. Isa, ma tänan sind, et sul on head asjad meie jaoks täna valmis pandud. Isa, anna meile täna ilmutuslikke teadmisi, et me õpiksime, kasvaksime. Isa, ava mulle sõna auks rääkida neid asju, mis on sinu südames, mis on sinu eesmärgid ja mis on sinu plaanid tänaseks koosolekuks. Isa, ma tänan sind selle töö eest. Nagu öeldakse, süütunde alla panna, aga eesmärk on see, et kui sa saad teatud punktile pihta, siis võib tuua su ellu väga põhimõttelise läbimurrangu. Nüüd aga ma räägin tegelikult väga paljust sükestest teemadest, mis on juba ka tuttavad. Sest et enamasti see vastus, mis sul on vaja, ei tule kuskilt, ma ei tea, kuskilt imekohast, vaid sul oleks vaja mingit uut erilist võimast õpetust, vaid tegelikult sageli see vastus, sa oled seda kuulnud, aga Jumal peab selle sageli sulle ilmutama mingi asja ja see on see, mis toob läbi murrangu. Nii et see tasub uurida ja tasub tegelikult süveneda. Kui sul on piibel käepärast, siis võid minuga koos lahti teha 3. Johannese kirja. Ma soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve, nõnda nagu su hingegi lugu on hea. Nüüd saame aru, see on natuke vanemas eesti keeles ja kui sa loed seda, siis sul võib kohe jääda mulje, nagu vaete vahel inimesed, kes on harjunud ka kirju kirjutama, tänasel päeval e-maili puhul võib-olla selliseid ilusaid sissejuhatusi ei kirjutata, siis mõne inimese jaoks see kõlab nagu üks tore sissejuhatus mingisugusele kirjale. Eriti sellises kõnepruugis, nagu ta siin praegu kirjutatud on. Ja see võib tekitada vahest ka sellise probleemi, et me ei võta seda tõsiselt. Ja tegelikult me peame meeles pidama, et kuigi meil on Jumala sõnas erinevad kirjad, mis kirjutati konkreetsetele inimestele või siis ka konkreetsetele kogudustele, aga need on Jumala sõna ja need on tegelikult inspireeritud püha vaimu poolt. Ja kui ta on püha vaimu poolt inspireeritud, siis see tegelikult räägib Jumala tahtest ja Jumala plaanist meie jaoks. Niisiis tegemist ei ole ühe toreda, mitte põneva, aga ütleme lihtsalt ühe juhusliku sissejuhatusega mingisuguseks kirjaks, millel väga suurt tähendust ei ole, vaid see tegelikult väljendab Jumala tahet. Ja kuna Jumal ei tee vahet isikute vahel, siis see väljendab Jumala tahet ka meie jaoks. Nüüd hea on vahel lugeda selle pärast ka teistsuguseid tõlkeid, just et tulla sellest võib-olla vahel sellest sõnastuse kammitsast välja, mõningad sõnastused võivad olla sellised, mis automaatselt sinu jaoks kõlavad, mingil moel tuttavad ja võib-olla pähe kulunud ja sa ei võta neid piisavalt tõsiselt. Ja sellepärast näiteks ka, kui sa mõtisled Jumala sõna üle, siis on vahest ka hea lugeda erinevaid tõlkeid, et nagu öeldakse, mõelda läbi nende sõnade tähendused ükshaaval, mida Jumal on ütlemas. Ja ma loen sulle, nagu sa ikka võid arvata, laiendatud tõlget sellest samast salmist. Ja see teine salm ütleb niimoodi. Armas, ma palun, et sa oleksid jõukas igal viisil ja sinu ihu oleks terve, nagu ma tean, et sinu hingel läheb hästi ja see on jõukas. Nüüd me näeme, siin ta toob ühe väga olulise seose välja seoses siis tervisega, kuna me räägime tervenemisest. Ta ütleb esiteks, ta palub seda. Üks tõlge isegi ütleb veel, et ma igatsen üle kõige. Me näeme seda, et see on üks suur igatsus, mis Jumalal on ja see on midagi sellist, mida me näeme ka, et ta palus lausa. Ja ta ütleb, et ta oleks jõukas igal viisil. Nüüd me saame aru, et see väljend laiendab seda natukene laiemaks, kui rääkides ainult materiaalsest jõukusest. Sest tegelikult väga palju piiblis, kui üldse räägitakse ka jõukusest, siis sageli ei ole ainult materiaalne, vaid see on väga paljus puutab väga palju erinevaid alasid. Näiteks isegi Vana Testamendi üks sõna, mis küll siin ei ole, sest see on Uus Testament, on shalom, mis räägib tegelikult ka jõukusest, aga samas see räägib rahust, räägib ka rahulolust ja terviklikkusest. Nüüd siin ta ütleb, et sa oleksid jõukas igal viisil ja sinu ihu oleks terve. Ja siis Jumala igatsus on iga kristlase jaoks, et tema ihu oleks terve. Siis see kaasab enesesse kogu ihu, see kaasab kõike, mis ta füüsiliselt on, see on Jumala tahe.
Nüüd, kui see täna ei ole hetkel veel nii-öelda füüsilises mõttes reaalsus, siis ei muuda Jumala tahet. Nüüd see on üks asi, mida vahetevahel mõned inimesed, isegi ka ahest kristlased nagu justkui viskavad ette, et kuule, jah, sa räägid küll, et Jumal tahab kõiki haigeid terveks teha, Jumal tahab, et kristlased oleksid terved. No aga ole nüüd palun realistlik. Vaata ikkagi selle peale, mis inimeste eludes siis on toimumas. Kuidas sa ütled neile inimestele, kes on võib-olla aastakümneid koguduses käinud ja on ikka kogu aeg ühe sama haigusega maadelnud ja sa ütled talle, et Jumal tahab, et ta oleks terve või? Et nagu, jaa, ma ütlen seda, sest et see on Jumala tahe. Sest et see peab muutuma, isegi kui ta on aastaid olnud. Mõni ütleb, et no, kas ta on siis midagi hirmsalt valesti tegemas. Nüüd, kui ta midagi on ka valesti tegemas, siis võib-olla on vahetevahel meie elus alasid, mida me ei mõista ja see annab teatud probleemidel meie elus võimalus olla. Nüüd, me ei pea olema süütunde all selle pärast, et me avastame, et me oleme midagi valesti teinud, nagu öeldakse, kõik võivad midagi valesti teha. Vaid see tähendab seda, et me avastame selle, me saame tuua muudatuse ja me saame tuua sellega ellu ka lahenduse. Et me ei tohiks näha Jumala sõnas ja selles, kui isegi Jumala sõna meid ka korrigeerib midagi halba. Ja see on üks inimlik mõtlemine, et inimesed näevad seda, et nagu korrigeerimine oleks nagu justkui halb asi. Korrigeerimine ei ole halb asi. Kui sa tood selle korrigeeringu oma ellu, teed selle muudatuse, see toob sulle sageli lahenduse ja muutuse. Ja sellepärast see on tark võtta vastu, kui see on positiivne korrigeering, kes tuleb Jumala sõnast ja toob sulle tarkust või annab juhise, et selles mõttes see on hea. Nüüd lähme tagasi siia. Jumal tahab, et me oleksime siis terved. Ja nüüd ta seob selle millega. Ta ütleb, nagu ma tean, ma loen lainut tõlget siis, et sinu hingel läheb hästi ja see on jõukas. Nüüd hingel läheb hästi. Nüüd siin tuleb välja üks oluline osa, millest Piibel tegelikult räägib. Sina oled vaim, sul on hing ja sa elad ihus. Nüüd see on võib-olla väga tuttav paljude meie jaoks, aga mõtleme selle igaks juhuks läbi. Sina oled siis vaim, see on see sisemine inimene, kes on sinu füüsilises ihus. Sul on hing. Nüüd mis enesest sisaldab? See hing sisaldab sinu emotsioone, sinu tundeid, ka mälestusi ja ka mõtteid. Nüüd see on kõik seotud selle alaga, mis on nüüd need mõlemad kaks ala siis, kui me räägime sinu vaimust, väikse tähega siis, ja sinu hingest, need ei ole füüsilisele silmale nähtavad, eks ju. Aga oleme ausad, tegelikult need saavad mingil kombel väljendatud. Nüüd see, mis toimub sinu hinges, mis toimub sinu mõtetes, selle kaudu tegelikult peegeldub sinu käitumine, sinu elustiil ja sinu asjad, mida ka räägid tegelikult ja üldse, kuidas sa elad. Et me näeme, et tegelikult need asjad, mis on varjatud, saavad ka nii-öelda nähtavaks. Või mis ei ole nähtavad nii-öelda selles mõttes sinu hingeala. Ja siis hing sisaldab sinu mõtteid. Ja nüüd ta ütleb selle sama kohta, just see sama, kui ma loen seda, siis ta ütleb, sinul hingel läheb hästi või ehk siis ta on jõukas. Nüüd Jumal tahab, et meie hingel läheks hästi. Ja nüüd, kui sa märkasid, millega ta sidus selle, ta ütleb, et nagu ma tean, et su hingel läheb hästi. Või siis nagu meie eestikeelne lugejas ütles, et nõnda nagu su hingegi lugu on hea. Et see nagu öeldakse, sa oleksid terve nõnda nagu. Millest see räägib nüüd? Seda, et sinu tervis on seotud millega? Sinu hinge olukorraga. Ehk siis sellega, mis sinu mõtetes käib, me saame aru, et nii-öelda meil ei ole isegi tegelikult Piiblis öelda tõestuskirja kohta, aga me teame, et ikkagi sinu aju on otseselt sinu mõtlemisega ikkagi seotud, sest et siin see kogu see asi funktsioneerib ja toimib. Nüüd aga nii-öelda nüüd sinu mõtlemine paneb paika seda, mis on sinu ihus toimumas. Nüüd seda ütleb Piibel. Nüüd, kui sa saadud kokku ühe arstiga, kes on ka, ütleme, arst ikkagi mingisuguse arvestatava aja olnud ja on õppinud seda asja, siis väga suur protsent nendest ütleb ka, et väga suur protsent haigusi on põhjustatud ka sellest, mismoodi inimesed mõtlevad valesti. Siis ütleme erinevad tüüpilised asjad, muretsemine, stress, pinge, närvilisus, mis iganes, kartused, hirmud, kõik võimalikud sellist tüüpi asjad, mis on tegelikult kõik seotud mõtlemisega. Nüüd me näeme, et Jumal tahab, et me võiksime olla terved ja meil on näha, et see seos sinu ihu tervisega ja sinu mõtlemisega on väga otsene. Nüüd, kui me oleme selle seose ära näinud, siis vaatame ühte teist asja, 2 Timotuse 1:7. Ma loen sulle täna päris mitmeid kordi ka laiendud tõlget.
2 Timoteuse 1:7. Alguses loen siis selle tavalisest tõlkest, ütleb, sest Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. Kui sa märkad viimast fraasi, mis ta ütleb mõistliku meele, ja me näeme jällegi, see puudutab just seda sama hingeala. Nüüd Lainut tõlge ütleb niimoodi selle 2. salmi, sest Jumal ei ole andnud meile pelglikkuse, arguse, arameelsuse ja lömitamise ja närtsiva hirmu vaimu. See kõlab võib-olla väga omapäraselt, aga me näeme tegelikult, et selle sõna taga, mis ta meil siis eesti keeles on tõlgitud arguseks, on nagu päris palju erinevaid nüansse. See on sama just see pelglikkus, argus, arameelsus. Nüüd see on ka üks asi, kui sa ise puutud selliste mõtetega ja emotsioonidega kokku, siis sa ei pea neid pidama normaalseks ja lahutamatuks osaks oma elust. Et mis ma saan teha? Ma olen lihtsalt selline arameelne või kuidagi arglik või kuidagi, ma ei tea, siis need erinevad sõnad, mis on siis, see lömitamine on muidugi väga huvitav sõna. Nüüd see tegelikult räägib just sellest samast mentaliteedist, kus inimesed loobuvad ja löövad käega. Kõik on ju jama ja kõik on vilets ja probleemid ainult nii-öelda teevad seda, teist, kolmandat ja elus on igast keerulisi olukorda. See on selline just, et allaandmine ja lömitamine ja loobumine. See on selle sõna mõte just. Ja närtsiv ja hirm. Närtsiv, kui sa näed närtsinud lille, siis ta on nagu öeldakse kustunud, sellest ei ole midagi enam asja, nii-öelda ilu on kadunud. Et see on ka sama mentaliteet. Ja ütleb, et sellist vaimu ta ei ole meil andnud. Me näeme siin, siis ta kasutab väikest sõna vaimu kohta ja räägib tegelikult sinu sisemisest inimesest. Nüüd teine asi, mis ta ütleb edasi. Ta on meile andnud väe ja armastuse ning rahuliku ja tasakaaluka meele, distsipliini ja enesekontrolli vaimu. Nüüd see on üks asi, mis sa peaksid iseenda kohta pidevalt ütlema, sest me peame rääkima Jumala sõna tõdesi enda kohta välja. Üks on see, et sa tead neid asju, teine oluline element on see, et sa mõtled nende asjade üle ja nüüd on oluline element see ka, et sa ütled seda enda kohta regulaarselt. Jumal on andnud mulle tasakaaluka meele. Ma olen vahest nii närvis ja ma olen vahest nii liimist lahti. Stopp, lõpeta ära siuke asi. Kas sa soovid seda? No aga elus tuleb seda asju ette. Nüüd me peame olema inimesed kristlasena aru saama selles, et me ei saa rääkida seda kogu aeg, mis meil elus on ja mis meie tunded ütlevad ja mis meie olukorrad räägivad, vaid me peame ütlema seda, mida Jumala sõna ütleb. Sest muidu meie olukorrad ja meie elusituatsioonid ei muutu. Sest et just ma hakkasin sellest peale, et inimeste tervis on otseselt seotud nende mõtlemisega. Ja kui inimene laseb olla sellel rahutusel, sellel nii-öelda tasakaalul kaduda, ka distsipliinil kaduda ja ka enesekontrollil kaduda, siis see hakkab lammutama ka tema tervist tegelikult. See, et inimesel ei ole tasakaalu. Nüüd vahest inimesed ütlevad seda, no kui ma olen lihtsalt sellises keskkonnas üles kasvanud ja ma olen juba noorest peale selline olnud ja mis iganes, nüüd meil on võimalik see täna muutma hakata. Nüüd see ei ole päeva pealt nii-öelda muutuse asi, aga seda on meil võimalik kätte võtta ja seda hakata muutma. Sinna me kohe jõuame. Ja see hakkab muutma otseselt sinu tervist. Amen. Vaatame korra Filiplastele 4:6. See ei tee üldse paha tegelikult sul nii mõnedki nendest väga olulistest salmidest, ka seda enam, mis ma puudutan, lausa pähe õppida. Mitte niivõrd selles, et see pähe õppimine on see, mis su elu muudab, aga vaata, vahel on mõned situatsioonid, kus sul nagu ei ole seda kohe võtta, seda kirja kohta. Sa ärkad öösel üles ja kui midagi on nagu liimist lahti, igased mõtted hakkavad ringi käima, mis sa teed siis? Ütleme, kui sa oled abielus inimene, siis sa ei pea oma kõrval olevat inimest üles sajama, aga sul on võimalik vaikselt, kui sul on pähe õpitud see, tsiteerida seda, mida Jumala sõna ütleb. Seda öelda, kuulutada välja teatud asju. Amen. Rääkida välja meid teatud asju, kontrollida sellisel viisil oma mõtteid. Ja Filiplast 4:6 ütleb niimoodi, ärge muretsege ühtigi. Mida see siis tähendab? Kaasaegsem eesti keel ütleb seda, et mitte millegi pärast siis. Kui Jumala sõna ütleb, et mitte millegi pärast, siis kui paljude asjade pärast, siis me peaksime muretsema. See tähendab mitte millegi pärast.
Nüüd see on sulle endale hea tark tegelikult läbi mõelda, iga inimese jaoks võivad olla erinevad alad, mille pärast inimesed on harjunud muretsema. Mõne inimese jaoks on see tervis, mõne inimese jaoks on see rahaasjad, mõne inimese jaoks on need mingisugused suhteprobleemid, inimese jaoks on mis iganes asjad, mis on kerkinud üles. Ja inimesed mõtlevad nende üle, kuidas saaks selle paremaks ja kuidas saab selle korda ja see on ju pahasti ja see ei ole kõige paremini. Mis asi see on? See ongi muretsemine. Ja peame selle, nagu öeldakse, kinni püüdma, ära tabama. See on midagi selle kohta, mida Jumal on ütelnud, ära muretse selle pärast. Nüüd selle teemaga me natuke tegelenud, aga Kenneth Hagin, kui ta oli haigevoodis 15-16-aastase noormehega ja ta oli selles kohas, kus arstid põhimõtteliselt ei andnud talle üldse enam lootust, et ta saabki elama või saab elada. Ta tol hetkel elas, aga selles mõttes ta oli ikkagi niivõrd tõsiselt haige oma erinevate südameprobleemide, vereprobleemide ja seal oli veel mingisugused probleemid veel. Ja arstid ütlesid, et see võib-olla pool aastat või midagi taolist ja siis sa oled läinud või midagi taolist. Täpselt numbrit ei ütelnudki, aga umbes niimoodi nad arvasid. Ja tegelikult siis, kui Jumal hakkas temaga tegelema pärast seda, kui ta sai päästetud, sai kristlaseks sellel voodil, nii-öelda haigevoodis, siis esimene teema, millega Jumal tegeles temaga, oli muretsemine. Esimene teema ei olnud mitte tervenemine, kuidas terveks saada, vaid muretsemine, see, et ta peaks heitma kõik oma muret tema peale. Ja talle sattus ette Mattuse evangeeliumi 6. peatükk, kus siis Jeesus ütleb, et älge olge mures oma elu pärast. Oma elu pärast. Ja temal oli tegelikult seal haigevoodil olles päevas mitmeid südameatakke, nad ei olnud võib-olla nii kapitaalsed, ütleme, mis kui inimesel juhtub, et ta kohe täiesti pilt läheb eest ära, aga siiski need olid sellised väikesed midi südameatakid, mis teda tabasid seal. Ja nüüd selle, kui see hoog tuli tal üle, siis ta sageli haaras, kui sa oled need vanemad tüüpi voodi läinud, siis nende voodi pealt siis olevatest nendest nuppudest või nendest voodi, ütleme, jalgade ülemisest otsast kinni lihtsalt, et nagu sellega justkui väljendada, et ta nagu öeldakse, püüab elus olla. Ja see oli tema tegelikult üks hirmu ja muretsemise väljendus. Ja ta oli mures oma elu pärast. Ja kui ta nägi seda kirja kohta ja sai sellest aru, et ta peab selle ka Jumala peale heitma. Ja ta teadis, nagu öeldakse, kui ta peaks minema, siis läheb taevasse. Ta oli Jumala ühe korra juba sinna pole isegi tõmmanud, aga tuli tagasi, sest Jumala kutse ei olnud mitte tal veel minna. Ja ta lihtsalt ütles Jumalale, et nagu öeldakse, ma ei muretse selle pärast. Ja sel hetkel, kui see tuli uuesti, ta loobus sellest reaktsioonist või lõpetas selle asja ära. Ja pärast seda tal ei toimunud enam mitte ühtegi südameatakki. Ja pärast seda asjad hakkasid muutuma ja siis ta järgmisena mingi aja pärast sai pihta ka tervenemise teemale ja just usu teemale. Sellele, et sul tuleb uskuda ja vastu võtta. Ja see oli see sama oluline, Markus 11.23 oli tegelikult tema kirjakoht, mille baasil ta tegelikult sai terveks ja tõusis sealt voodist välja. Ja see on see põhjus, miks ta seda kogu aeg igal pool kuulutas ja jutlustas. Sest see oli see, mis tema tõi, nagu öeldakse, et sõna otseses mõttes suri voodit välja. Ja see on põhjus, sul on miski asi, on sul selgeks saanud, see on muutnud sinu elu, see on sind toonud surmast elusse, miks mitte, sa peakski seda kuulutama. Ja lähme tagasi siis nüüd. Jumal rääkis talle just muretsemisest ja kui ta mured heitis tema peale, siis see andis võimaluse tulla ka arusaamisel ja ilmutusel tervenemisest tema ellu. Nüüd see võib olla mõne inimese jaoks ka see oluline võti. Nüüd ta tagasi, kui ma räägin tegelikult mõtlemisest. Mis asi see on? Muretsemine. See ongi negatiivsete asjade üle mõtisklemine. Ja ta ütleb, et ärge muretsege mitte millegi pärast. Kui Jumala sõna ütleb seda, et me peaksime seda tegema, siis Jumal ei nõua või ei oota meilt kunagi midagi, mida me ei saa teha. Ja see on üks päris suur pettus, mida tegelikult ka päris palju kristlased, selge see, et maailma inimesed väga loogiliselt usuvad, et ega mina ei saa kontrollida oma mõtteid. Mulle tulevad lihtsalt need mõtted. Ma olen lihtsalt selline muretseja inimene ja ma lihtsalt olen selline või ma olen teistsugune või igast erinevad asjad, mis inimesed ütlevad, ma olen kuidagi melanhoolne ja ma olen kurvameelne ja miks nad kunagi ei taha öelda, ma olen nii rõõmsameelne ja ma olen nii innukas ja ma olen kuidagi põnevil ja ma olen tänu täis Jumalale ja sellised asjad väga ei kipu inimesed ütlema. Miks pärast? Sest see on kuratlik asi, mis on inimestele ette söödetud. Nüüd see on võimalus, et nad võivad olla üles kasvanud teatud meelsuse ja mentaliteediga ja vahest mõnedel inimestel meeldib isegi nende psühholoogide poolt teha neid mingisuguseid teste.
See on tegelikult asi, mida sellepärast ei ole mõtet teha, sest et kui sa sellega ennast nii-öelda ära tembeldad, siis see on probleem sinu jaoks hoopis. Et mina olen see mingisugune, mis iganes seal oli, see koleerik ja melanhoolik ja mis iganes oolik ja veel on. Ma ei ole meelega endale neid selgeks teinud. Ja inimesed tembeldama ennast sellesse mingisugusesse gruppi ära ja ütlema, ma lihtsalt olen selline. Nüüd sa pead see olema see, mis Jumal ütleb sinu kohta. Ja kui sul on mingisugused tendentsid olnud kurvameelsuse või teatud tüüpi asjade suunas, siis sellel asjal on põhjust ja vajadus stopp panna. Ja millest see hakkab? Mõtlemisest. Ja vahetevahel inimesed isegi ütlevad ka just mitte kristlased seda, või vahest ka isegi kristlased, et see inimene lihtsalt on selline. Ja meie ühiskond on seda tegelikult sisse söödet, mitte ainult Eestis, see kõik on mujal üle maailma hakatud sisse söötma seda, et inimesed on mingisuguste, vast nimetavad neid siis eripäravate või me peame eripärasusi nii-öelda kuidagi sallima ja sellised huvitavaid ideid mõeldakse välja ja tema on lihtsalt sellist tüüpi ja ta on sellist tüüpi mõtlemisega ja rääkides just nendest, ma nimetan siis neid otsaste nimedega seksuaalperverssustest, siis et nagu see lihtsalt see inimene on selline. Nüüd, mis asi see on tegelikult? See on teatud kuratlikud mõttemallid, mis selle inimesel on mingis eluperioodis ette söödetud ja ta on need alla neelanud. Ja tal on võimalik need muuta. Sest need on mõttemallid, mis on kujunenud välja inimesele lihtsalt. Ja need ei ole jumaliku päritoluga ja ta on talle ette söödetud. Ja ta on kuskil need mõttelaadid alla neelanud, aga on sellisel viisil mõtlema, et see on nii ja ma lihtsalt olen selline ja ma igatsen niimoodi või ma soovin niimoodi ja mis iganes. Ja ta arvab, et ta on selliseks loodud. Nüüd sinu mõtlemine ei ole see, mis paneb paika, milline sina oled. Meil on paljusid asju, näiteks Eesti riigis või igal muudal riikides on teatud seadused. Teatud asjad, mis on keelatud. Ma ei lähe nüüd sellest samast teemasse. Räägime lihtsalt kõige laiemalt. Kui sa lähed poodi, siis sul on keelatud sealt mingisugune ese endale lihtsalt tasku pista ja ilma maksmata välja hinna. See on varastamine, eks ju. See on seadusega keelatud. Ja see on karistatav. Miks pärast? Sellepärast. Aga kas see on võimalik, et inimestel võib tulla mõte, et sellist asja teha? Võib-olla, mis iganes, võib-olla mingis elusituatsioonis, võib-olla vahest väiksema lapsega, kus sa ei mõelnud või keegi kuidagi tegi sigadusi või lollusi ja andis sulle eeskuju, võis sarnane mõte pähe tulla. Miks see on keelatud? See on paika pandud sellepärast, et inimene saab kontrollida oma mõtteid ja mitte selle mõtte põhjal tegutseda. Ja ongi kogu lugu. Ta ei ole lihtsalt, kui pole midagi teha, ta on sündinud vargaks. Me ei saa temaga midagi teha, me peame laskma tal varastada. Ei, me ei saa niimoodi teha. See on lihtsalt seadus, see on paika pandud, see ei ole lubatud ja kõik. Mis ta peab tegema? Kontrollima oma mõtteid ja sellega läbi kontrollima ka oma tegusid. Nüüd see on tegelikult kõigis alades, kui Jumal on teatud standardid paika pannud, siis ka on mingid asjad, mis on valed. Ja see ei ole lihtsalt, et inimene lihtsalt on selliseks sündinud, ta ei saa midagi teha. See on vale. Või vahest inimesed, isegi kristlased ütlevad, et joodikud parandab ka ainult haud. See ei ole õige muuses. Piiblis ei ole sellist kirja kohta, sa tead, eks just. Ma loodan. Temal on ka vaja mõtlemine muuta. Me saame aru, seal tulevad teatud vahest kuratlikud nii-öelda isegi mõjud või vahest kurjad vaimud võivad mängus olla need asjad juures, aga sellegi poolest temal endal on võimalik sellele stopp panna. Vahest on vaja ka sellegi teise välist abi tema eest paludes või midagi taolist, aga sellegi poolest tal on võimalik sellele stopp panna. Ja kõik võimalikud igasugused, vahest nimetatakse neid sõltuvusteks, mis iganes asjad, need hakkavad peale mõtlemistest ja inimene saab nendele panna stoppi. Läheme tagasi, me rääkisime muretsemisest. Samamoodi on ka muretsemisega. Sellel on võimalik panna stopp. Ise otsustades, Jumal ütles, ära tee seda, ma ei tee seda. Nüüd üks asi veel, kui me räägime nii-öelda sõltuvustest või asjadest, mis iganes need laadid ka siis on, need on teatud mõttemallid, mis on söödetud inimesele ette järjepidevalt. Kurat on sihtinud välja ühe inimese ja tegelikult ta sihib välja, nagu öeldakse, erinevaid inimesi ja üritab leida nende jaoks nagu neid nõrku alasid, mis on sageli neil varem töödanud isegi enne, kui nad kristlaseks on saadanud. Ja siis nad söödab neid ette, neid konkreetseid alasid ja tuleb ühe sama asjaga tüütama ja käima neid asju välja. Et see inimene võtaks selle siiski omaks. Ja vahest on see, et kui ta on juba varem kunagi võtnud, siis ta saab aru, et kuule, seda võiks nüüd uuesti üritada, uuesti välja pakkuda. Ja see on see sama ala, mis meil tuleb kahest kinni püüda, et kui on mingi ala, millega, mis sina oled saanud aru, kus sind, nagu öeldakse, üritatakse lõksu tõmmata.
panna selle asjale see asi paika enda jaoks, otsida välja need kirjakohad, mis seda konkreetset ala puudutavad ja hakata neid rääkima ja nende üle mõtisklema. Me räägime mõtlemisest ikka siiamaani veel. Niisiis, ärge muretsege ühtegi, ehk siis ärge võtke mõelda neid asju. Nüüd see väljend on tegelikult ühes teises kirjakohas, kus Jeesus räägib ka muretsemisest, ta ütleb ka, ärge võtke mõelda öeldes. Me ei räägi küll eesti keeles niimoodi, aga sa paned oma mõtlemisse sõnad selle läbi, mida sa räägid. Kui mingi teema on sinu jaoks problemaatiline ja see kuidagi kogu aeg sind, me ütleme, vahest vaevab, siis sageli see on see teema, millest sa väga palju räägid. Eriti ma mõtlen ka, kui see on nii-öelda muretsemisega seotud asi. Inimestel, mis meeldib teha, saada oma tuttava sõbraga kokku või helistada ja siis rääkida sellest, oi kui paha ja kui kole see on ja seda ei ole ja seda ei jagu ja raha ei ole piisavalt ja hinnad on kõrged ja mis asi see on ettevalmistus muretsemiseks. Pane sellele stopp. See ei ole teema, millest rääkida. See ei ole see, mis annab sulle lahenduse. See ei too sulle raha juurde. See ei langeta hindu, kui sa räägid nende suurusest ja mis iganes asjadest. Aga see on teadlikult, me peame valima ka millest me räägime, millest me vestleme, millest meil on nii-öelda midagi rääkida. Ja see võib valmistada meid ette muretsemiseks, see võib olla see probleem, miks need asjad kogu aeg meie meeltes keerlevad ja miks me oleme ka võib-olla rõhutud ja kuidagi kas kurvad või isegi jätud kontekstis isegi vahesti ahastuses. Aga lähme tagasi. Ta ütleb siis, et edasi ma loen seda muretsemise kirja kohta. Laske siis kõiges oma palumised palve anumisega ühes tänuga saada Jumala teatavaks. Olen Filipplaste 4. peatükis. Ja Jumala rahu, mis on ülen kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Nüüd sa võid näha siin, mida ta ütleb, ja Jumala rahu, mis on ülen kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Siis me näeme, et kui sa heidad selle asja Jumala peale, see on üks väga oluline asi, seesama, et sa tegelikult ütled selle asja välja oma palve ja anumise kaudu, mis on sulle muret tekitanud, annad selle Jumala kätte ja nüüd tuleb Jumala rahu ja ta hoiab, üks tõlge ütleb, ka suunab sinu mõtted Kristuses Jeesusesse. Nüüd tuleb Jumala arm, Jumala rahu sulle appi selle juures, et oma mõtteid hoida õiges kohas. Ehk siis sa tegelikult hoiad neid Jumala sõna juures järjepidevalt. Ja nüüd vaata, mis ta ütleb 8. salm. Viimaks vennad kõik, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda kui vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõelge. Nüüd, kas pole huvitav, et ta annab siin nimekirja asju, päris mitmed asjad, mis ta paneb siia ritta ja ütleb, et sellelge, ja ma ütlen, ma võin lisada juurde, teie mõelge.